Aasta oli 1897. Peterburis kirjutas tsaar Nikolai II alla korraldusele rajada Tallinnasse tehas. Tehas sai nimeks Tvigatel, vene keeles mootor ning sellest sai tõepoolest üks Eesti tööstuse mootoritest. Tvigatel ei olnud lihtsalt tehas, see oli suurte unistuste algus. Siia tuli tööle tuhandeid inimesi üle Eesti. Ülemiste alale kerkis tõeline tööstuslinn, oma raudtee, katlamajade, maalritöökodade ja kantseleiga. Paljud neist ajaloolistest hoonetest seisavad Ülemistes tänaseni. Nende müüride vahel on peidus lood, mis räägivad vaprusest, töökusest ja uuendusmeelsusest. Need on hooned, mis on ajaproovile vastu pidanud. 1913. aastal koostas Soome arhitekt Eliel Saarineni visiooni Suur-Tallinnast. See nägi ette oluliste keskuste tekkimist, sealhulgas Ülemistele. Tema ideed olid oma ajast ees. Need ei saanud tookord teoks, kuid elasid edasi. Tvigatel oli võimas ja tootis tuhandeid vaguneid, veduriosi, raudteeseadmeid. Siit läksid trammid Tallinna ja Moskva tänavatele. Iga detail, iga komponent oli osa suuremast tervikust, meie tehnilise võimekuse sümbol. 1922. aastal saime tuuletiivadesse, sest siis valmisid siin ka Eesti esimesed lennukid. Koostöös Lutheri vabriku Vineeri ja Inglise lennuriidega loodi masinad, mis suutsid lennata üle Soome lahe Helsingisse. See oli suur saavutus kogu rahvale. Nõukogude ajal tegeles Tvigatel tuumatehnoloogia ja satelliitide komponentide tootmisega. Tehast hakati kutsuma postkast 130. Väga suletud ala, mida valvasid sõjaväelased. See oli ajajärk, mille salapärast saadab meid tänaseni. Ja siit teile ka kohe üks huvitav küsimus. Mis oli iga Tvigateli töötajal kapis? A. Gaasimask. B. Kummikud. C. NLKP 25. kongressi materjalid. D. Saunaviht või E. Viinapudel. Loomulikult õige vastus on gaasimask, aga eks seal kappides muidugi seda viinapudelit võis ka kohata ikkagi päris palju omal ajal. Nii, lähme edasi. 1971. aastal pandi alus Mainor AS-ile ja visioonile uuest linnast. Tänane Eesti ettevõtluskõrgkooli Mainori hoone oli kunagi Tvigateli direktori Jarovoi peakontor, kus 1989. aastal juhiti vastupanu Eesti iseseisvumisele. Jarovoi oli üks Interrinde juhte ning Tvigatel kujunes 1980. aastate lõpus interliikumise keskuseks. 1991. aasta augusti putši ajal paigutati tehasesse dessantpataljon, kuid pärast putši läbikukkumist põgenes Jarovoi Eestist ja tema suhtes algatati kriminaalasi. 1996. aastal puhusid suured muutuste tuuled, algas ala erastamine. Teised nägid siin tühjust. Ülo Pärnits nägi potentsiaali. Ta hakkas üles ehitama tulevikulinna, mitte kivide ja tellistega, vaid ideede ja sihikindlusega. 2003. aastal koostati detailplaneeringud. Ülemiste City alustas. Eesti oma tulevikulinna loos osalesid paljud, sealhulgas Merko ehitus, kuid Ülo Pärnits võttis vastutuse enda peale. Tema eesmärk oli luua midagi täiesti uut. 2005. aastal sai Mainor Grupp Ülemiste piirkonna suuromanikuks ning Ülo Pärnitsa ja Gunnar Kobini eestvedamisel loodi Ülemiste City idee. Rajada Tvigateli varemetele tark ärilinn. Ülo Pärnits kujutas juba siis ette linnakut, kus tegutsevad 100 ettevõtted ja 1000 töötajad. 2010. aastal liitus Ülemiste City arendusega Soome ja lavale astus ettevõtte Technopolis PLC, muutes linnaku osaks Põhja- ja Baltimaade suurimast ärilinnakute võrgustikust. 2016. aastal tekkisid uued tuuled uues kuues, sest juhtimise võttis üle Kadi Pärnits. Linn hakkas arenema terviklikuks keskkonnaks. Lisandusid kool, tervisemaja, rohetehnoloogiad ja võeti fookusesse kogukond. Ülemiste kasvas linnaks, kus on hea töötada, õppida ja elada. 2024. aastal koondus kogu Ülemiste City juhtimine taas 100% Mainor Ülemiste kätte. Guido Pärnitsa juhtimisel kaasati Technopolis Ülemiste ostuks tugevad Eesti investorid Anders Andersson ja Ivar Vendelin, tuues projektile uut hoogu ja visiooni. Ülemiste Cityst on kujunenud üks mõjukaimaid ärikeskkondi, millel on nüüdseks 15% osakaal Tallinna büroo kinnisvaraturul.
ligi 170 000 ruutmeetrit tarka ja elavat linnaruumi, kuhu mahuvad koolid, tervisemajad ja elukondlik hoone. Täna seisame me siin, tulevikulinna keskel, mille juured ulatuvad rohkem kui 125 aasta taha. See lugu on meie ühine. See lugu on meie linna lugu.